täitsa juhuslikult täna, kui helistas TPD kuller, ma vaatasin siis sellist sarja Televussarist, et mõtlesime, et teeme oma pesakonna, nagu öeldakse, sinutorus, kes siis ei mõista, mida sinutoru tähendab, on YouTube. Teeme oma esimese, mis see oli, kastistamise või ei, mis see sõna oli, sa ütlesid enam, karbistamise karbituks tegemine. Jah, karbituks tegemise video, et ehk siis inglise unboxing, et mis meil siin siis on. Vaatame järgi. See, mida ma siis teen praegu, on karbituks tegemine. Mulle meeldib eesti keel. Võiks kasutada igasuguseid võõrsõnu, laensõnu. Kui on eesti keeles võimalik suurepärased, ilusad, kaunid sõnad ära kasutada. Nüüd meil on sinuga ilusad penoplasti, millest hakkame poistele suvel laevakesi tegema. Nuga tuleb kohe kinni panna. Mis meil siin karbis on? Karbis on meil siis selline asi. Igaks juhul vaatama, et midagi kogemata karpi ei jääks. Mis see on siis? Mis tuli välja karbist? Karbist tuli välja akujaam. EcoFlow akujaam. Siinkohal sügav kummardus ja tänu Mobileedile, kes saatis meile siis selle maitsaineka osas vist. Taas paneme, siin on köögikapi. Saatis meile sellise võimsa akujaama EcoFlow Delta Max. Et meie jälgija on siis kursis, et meil on neid akujaamasid teisigi. Et meil on selle sama EcoFlow siis River seeria oli ta vist ja River Pro ja see on niisugune kaasaskantav akujaam meie erinevate seadmete laadimiseks väga hea, nagu arvutid ja telefonid ja nii edasi, elektroonika nagu koos lisaakuga on ta meil. Aga see on nüüd see, mis on mõeldud puhtalt nii-öelda nagu kodutarbimiseks. Et võt siia, palju siin iganes neid auke on, 4 tükki, et siia saab siis taha laduda külmkapi, pliidi, pesumasina, nõudepesumasina, ma ei tea, 4 asja korraga. Ja see kõik peaks siis nii-öelda nüüd ilma tõrgeteta töötama. Ja kuidas seda siis asja laaditakse juhtmete järgi otsustades, siis saab seda kuskilt seinast laadida. Seda saab laadida kindlasti autosigareti söötajast. Näiteks mul on, sõidame perega puhkama, tahame seda asja kaasa võtta või on lihtsalt mis iganes põhjusel vaja autoga pikem ots teha. Ma tõstan selle akujaama autosse ja nagunii autogeneraator laeb voolu üle nii rohkem kui nagu auto reaalselt tarbiks. Ma saan selle energia siit kinni püüda ja siis salvestada siia akujaama ja kodus siis näiteks pliidi peal selle sama energiaga süüa teha. Mis siis veel? Talle käib ka külge päiksepaneel. Et meil endal on ka praegu EcoFlow päiksepaneel olemas. Küll vist oli 160 vatti äkki või, aga on plaan see välja vahetada võimsama vastu, tõenäoliselt 200 vastu. Et sellega nii-öelda kiirendada seda laadimisperioodi aega. Aga asi on niisugune kihvt uus. Esimene asi, mis nüüd tuleb teha, on siis see, et tuleb oma tahvlisse ja telefoni laadida selle asja nii-öelda opereerimise äpp.
et see ei võta kaua aega. ja siis tuleb hakata seda asja katsetama ja kui me oleme seda mõnda aega katsetanud, eks siis kindlasti anname ka auditooriumile nii-öelda tagasisidet. aga ütleme, et see on täpselt nüüd see asi, mis meie perel oli vaja selleks, et kuna meil on siin tihedad elektrikatkestused kodus ja noh, ütleme tõesti on vaja neid seadmeid rohkem taha panna kui 1 või 2, ja et siis on hea võtta niisugune tõsine akujaam. nii, veel kord suur tänu Mobileedile. Tõsta korra. Teen taga ringi peale. nii, poeg. see muutus laadimisjuhtidesse korda. jah. Ja siit läheb minu arust ekstra patareide mulk. Ta ütleb extra battery port. ja see on see lisaakut saab panna seal. 2 tükki. Nüüd põhimõtteliselt seda akujaama saab vajadusel, mis iganes, ma mäletagi, mis selle maht oli? 1700 milliampertundi vist. Sa selle papri panid? See kõige olulisem info jäi. See on kinnisus. Vaatame, avame. Lihtsam on vist kodulehekülje pealt vaadata. Seal on nagu 2 erinevat kodulehe peal ja ei teagi, kumb ta nüüd on. Vaatame. Mis ta ütleb? 2000 on see. See on 2000 milliampertundi. No vot siis. Aga... Ei, mitte milliampertundi, vaid... Vatt-tundi, jah, vabandust, näete, eksitav informatsioon. 2000 vatt-tundi. Siin on nüüd need andmed. Tehniline informatsioon, aga seda peab ikka kodulehelt paremini vaadata. Garantiid ja asjad on kõik osas. Aga selge? Jah, et katsetame tükk aega, mitte niimoodi, et täna katsetame, homme teeme video, ei. Et me tahame seda asja ausatades veidikene nii-öelda proovile panna, väntsutada sõna otseses mõttes. Ilmselt oma reisidellegi kaasa võtta, mitte ainult kodus. Aga pärast seda, kui me oleme mitu korda teda juba siin külmkappide ja pliitide pesumasinate taga nii-öelda tühjaks pumpanud, et siis teeme ilmselt ka mingisuguse nii-öelda arvustuse. Tee nüüd ta ei tea, hästi viisakas. Tead, et ka ta ei tea? Teed ka ta ei tea tarka või? Ta ei tea. Suke nägu on peas, et ta täpselt aru ei saa küll, miks ta peab seda tegema, aga noh, tuleb hästi välja.